Dessandid hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2024. aasta juunikuu külaline on Marek Morel. Tere suve, head kuulajad! Oleme stuudios kenasti jahedas, aga saade tuleb suviselt tore ja kuum. Sellepärast saan suure rõõmuga öelda, et minu peas on uued paarid ikka suviaever päikseprille ning olen täiesti suviselt kohal. Jüri ka loomulikult. No tere, Jüri! Kohal, kenasti, valmis. Valmis, nagu ikka ja alati. Ja hea tujuline ja sama positiivne on ka meie selle kuu külaline, Marek Morel. Tere, Marek! Tere, Jüri ja Maicel! Et kuidas on? Oled valmis rääkima oma elust ja olust? Olen täitsa valmis ja põnevil. Täitsa valmis. No väga hea. Siis ma saangi sult küsida, et kuidas algas täna sinu päev ja kuidas sa siia meieni jõudsid? Tänane päev algas, nagu ikka algab ta minul varakult, siis ma käisin Tallinnas teraapias, tulin koju, mõtlesin siin oma mõndasid kirjaasju, sellepärast et ma alati enda vabal ajal üritan midagi teha, et muuta enda elu paremaks, liikuda parema tuleviku poole ja täna ma selle nimel tegutsesin jälle enda ikka saab ettevõtte vaates. No väga suur rõõm on seda kuulda. Et kui tohib küsida, mis teraapias sa täna käisid? Ma täna käisin manuaalteraapias. Kas teete, mis see on? Ei tea, natuke saad seletada. See on mõnes mõttes nagu massaaž. Tegeletakse sinu lihastega. Kas te olete vaadanud tennisemängu? Jah. Seal lähevad need võistlejad, vahepeal lähevad mingi vigastusega või millegagi väljaku äärde. Ja siis seal üks inimene mutib teda, aitab teda ja see ongi seesama manuaalteraapia. Noh, siis üsna lihtsasti arusaadav, aga vahva, et sul see võimalus on ja tore, kui see sind loomulikult aitab. Et kelle juures sa käid, Marek, seda tegemas? Ma käin Valukoja tervisekeskuses või on see Ülemiste tervisekeskus? Ja Andrei Kisper, manuaalterapeut. Vot, kellel tarvis, teab, et siuke asi on nüüd olemas ja saab ka minna manuaalteraapiasse. Aga võib-olla selgitad oma sõnadega oma puudelisuse olemust, sest oleme podcast ja meid nii väga ei näe. Minuga juhtus siis liiklusõnnetus 2017 aastal. Niimoodi sõitsime Tallinnast Tartusse tööasjus ja Paide ligidal teise inimese valiku tõttu üks rega sõitis meie autole sisse. Ja niimoodi ma sattusingi ratastooli. Mul on siis üsna raske rääkimispuue. No mida te praegu kuulete, et ma olen nüüd 7 aasta jooksul saanud seda ikka päris palju parandada. Algul umbes pool aastat ma ei saanud isegi häält teha. Ja mul on siis ka mõlema jala reielud katki ja kõndida ma praegu ei saa. Aga samas mul on kõik potentsiaal veel olemas. Potentsiaal olemas oleks, et saab edasi arendada. See on ainult hea uudis, et potentsiaal on olemas. Ma olen Jüriga nõus, et potentsiaali arvelt saab ju paljugi ära teha, nii-öelda. Soovid sa veel kuidagi seletada iseenda puudelisuse olemust? Aitaksid teie küsimused
minu jaoks on see nii tavaline juba, et ma ei oska midagi erilist kohe välja tuua. No siis on nii, nagu sina ütled, sest sina oled ju saatekülaline. Milline on sinu ideaalne päev? Ideaalne päev. No enda ideaalse päevaga ma teen natuke trenni. Võib-olla ma kokan jälle midagi. Ma tihti satun ma juba teen mitu aastat ise leiba, aga ma katsetan ka erinevaid kooke ja toite. See on minu jaoks väga põnev niimoodi ise nokitseda. Eriti ideaalne on siis, kui ma saan midagi enda ettevõtte jaoks või siis kogemusnõustajana midagi ära teha, siis mul on õhtuks selline hea tunne tehtud. No väga vahva. Kui palju sul, Marek, muidu neid kogemusnõustatavaid juba on? Sa mõtled kliente? No põhimõtteliselt jah. Otseseid kliente praegu ei olegi. Mul on palju kirjasõpru, inimesi, kes kirjutavad ja muidugi ma nende käest Facebooki või meili kaudu raha küsima ei hakka või ma ei oska küsida. Minu kogemusnõustamine on olnud rohkem esinemas käimine noortekonverentsil, noortelaagris. Et sa kasutad seda jah. Et sa kasutad seda kogemust nagu selle esinemise ülesehitamisel natukene. Jah, ja näiteks olen käinud paar korda koolis rääkimas. Ehk ma olen leidnud väljundi, et ma enda kogemusega ei saa olla ainult eeskujuks ja motivatsiooniks minuga samas olukorras inimestele, vaid enamjaolt ma saan hoopis palju tervemale näidata, kuidas elu võib muutuda, aga sa ei pea loobuma. Aga praeguste vahenditega pange täiega. Nonii, selle soovituse saab täna siit kaasa anda inimestele, kes mõtlevad, et mida see suvi teha. Nii et väga meeldiv on seda jagada. Et ühesõnaga kasuta seda, mis sul on antud nii hästi, kui sa saad. Jah, sellepärast, et peale õnnetust ma nägin, kui palju oli mul tegelikult võimalusi ja kui okei oli minu elu enne õnnetust. Aga ma ei väärtustanud seda. Ma lihtsalt tegin, käisin ringi. Olin võib-olla, ütleks uhke, et lihtsalt tegid, aga ei väärtustanud. Ja nüüd peale õnnetust ma näen, et iga väike asi, ka see, et teie kutsusite mind siia saatesse, et te märkasite mind. Tegelikult on väga palju võimalusi meie ümber. Ja olenemata meie olukorrast, kuna ma olen enda arvates palju aktiivsem praegu kui 7 aastat tagasi enne õnnetust. Ma olen sinuga, Marek, täiesti nõus. Kus sa võtad selle poweri, et olla isegi aktiivsem kui varem? See on tegelikult keeruline küsimus peale õnnetust, peale koomaaega. See aeg, kui ma seal haiglas voodis olin, mul oli palju aega mõelda ja vastuseid leida. Siis ma mõtlesingi, et okei, enne õnnetust ma olen noorsootöötaja ja palju käisin ringi, targutasin ja pläkutasin, aga nüüd peale õnnetust ma tegelikult ju saan neid samu asju enda peal rakendada ja näidata, kui aktiivne sa saad olla. Ehk nüüd ongi mul võimalus näidata, et
see on ka reaalselt võimalik. nii et sealt sinu power tuleb. Ja teine paberi kohta on mulle ka see, et teiste kriitika või sihuke, sa ei suuda, ei, seda ei saa teha. see annab mulle motivatsiooni tõestada, et saab küll ja ma näitan. No väga õige. Selline asi peabki inimesele jõudu andma, et kui keegi ütleb, et ei saa, siis sina tõestad vastupidist ja toimetad selles suunas. selleks, et power'it jaguks, peab puhkama ka. milline sinu ideaalne puhkus on? ideaalne puhkus oleks midagi rahulikku. no ma ei ole väga kodukana ja ei taha nagu paigal püsida. mulle meeldib palju ringi liikuda. aga ideaalne puhkus oleks võib-olla kohustuste vaba, et ma ei pea kella pealt kuhugi jooksma, midagi tegema. ja võib-olla ma saaks lugeda raamatut, istuda ja olla. milliseid raamatuid sulle lugeda meeldib, kui sul selleks võimalus avaneb? enamasti mulle meeldivadki sellised, see tuleb juba noorsootöö ajast, et ma loen tihti neid eneseabiraamatuid ja erinevaid lugusid ja mitte selle mõttega, et ma nüüd loodaks, et ma loen selle raamatu läbi ja homme ma olen miljonär, vaid erinevate lugude lugemine ehk erinevate inimeste vaadete ja arvamustega tutvumine on mulle alati nagu laiendanud silmaringi. kui ma tahan inimestega rääkida, siis igal inimesel on ka täiesti erinev maailmavaade, erinevad soovid ja võib-olla tema tahabki homme saada miljonäriks. siis ma oskan nagu kaasa mõelda. ja praegu on mul käsil raamat Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. ühesõnaga vana hea klassika, mida kõik soovitavad lugeda. jah, see on üks arvatavasti kõige kuulsamaid oma žanris olevaid raamatuid, mida siis ka meie võime soovitada kõigil lugeda, sest minul on ka see kodus olemas. seda soovitatigi mulle üsna ettevõtte loomise alguses, et Marek, kui sa inimestega räägid, siis sa loe seda raamatut, sealt sa võid saada mõtteid juurde, kuidas neile enda mõtteid ja koostööd serveerida. no just, mul endal samamoodi on see raamat läbi loetud, aga peaks seda nüüd uuesti tegema, sest see oli ka ehk juba 7 aastat tagasi, kui mina seda lugesin, nii et ega väga midagi meeles ei ole. mina käisin nüüd kodus ja võtsin enda raamaturiiulist selle Jules Verne'i Saladusliku saare, et sihuke vana hea klassika. et ilukirjanduslikku klassikat. ja ilukirjanduslik ja mul on veel sihuke raamat, mis on kunagi vanaisa poolt kunagi ostetud, et sihuke vana ajakujundusega rohkem. jah, sihuke nagu nad olid nende klassikaliste seiklusjuttude sarjast. just, et see kujundus on ikka võrreldes tänapäevaga ikka midagi hoopis teist. midagi hoopis teistsugust. nii et vot, 2 head lugemissoovitust saate endaga kaasa. ilukirjanduse vallas. jah, just. aga sa, Marek, mainisid, et sulle meeldib ringi liikuda, et milliseid kummalisi kohtumisi sulle ette on tulnud, kui sa ringi liigud? sa mõtled selle küsimusega nagu mingeid halbu kontakte? ei, sugugi mitte. pigem siukseid veidraid Veidraid, jah. kokkupuuteid nii-öelda inimesega tänavalt. no kohe tuleb mulle meelde eelmise suve rongisõit Tartusse, kus ma sattusin kokku
ühe alkohoolikuga, kes hakkas mulle alkoholi promoma, et kui hea see on ja kui mõistlik valik on see, et tema joob ja see on ikka nii mõnus. no see läheb küll sinna alla, et kummaline kohtumine, ikka siis tugevaim argument oli alkoholi promos. Tugevam argument oli, ma täpselt neid sõnu ei mäletagi, aga kas ta oli kunagi olnud väga agressiivne ja midagi ja nüüd ta oli nagu selle rahu leidnud no õnnepunkti. karta on, et ta selle rahu siiski oli leidnud valest kohast, aga noh, mõte kui selline on huvitav. Et kui keegi tuleb sulle niisugust asja rääkima, siis aga see ongi ju hea vaade, et tegelikult iga inimene, see olukord, mis me oleme valinud, me tegelikult serveerime seda teistele kui head ja õiget valikut. Samamoodi ma olen ka põhikooli aeg, ma olen kokku puutunud mõne narkomaaniga, kes mul on seda pähe määrinud. Õnneks ma ei ole neid proovinud ja ma olen sellest rõõmust veel ilma jäänud. nojah, seda rõõmu polegi paljudel vaja kogeda, et ega me ise ka pole sellega õnneks kokku puutunud, nii palju oidu on olnud. Et meie põhjal võib vast öelda, et elus leiab ikka muid rõõmuallikaid palju rohkem. Ja eriti sinu puhul, Marek, kindlasti. Ma arvan, et leiba on näiteks vahvam küpsetada, kui kuskil kivis istuda. jah, Vot, nii et näete, meelepahede asemel tasuks hoopis kokandusele keskenduda, siis saab vähemalt kõhu täis, eks ole? täpselt. Ma õpingi, et kuidas ma tulevikust nälga ei jääks. Õige, väga õige. Kas suvel oled jõudnud juba mõnda uut retsepti ka katsetada? Ma nüüd mõni nädal tagasi esimest korda hommikul hästi vara, ma mingi 6 aega ärkasin ja tegin enda tüdrukule hommikuks šokolaadifontanti ehk see on see lavakook. Jah, mis välja voolab. Nägi ideaalne, aga ta oli päris hea. No see on väga härrasmehelik asi, niisugust kooki hommikul teha. nii mõneski. Jah, et võtkem eeskuju, katsugem järgi jõuda. Et kui tüdruksõber on, siis tehke talle lavakooki. Lavakooki jah, eriti suve hommikutel täitsa vahva idee. Aga ma küsin sult, Marek, et kuidas sa hindad ja suhestud ligipääsetavuse rõõmude ja valudega? Selles valdkonnas mulle meeldib, et inimesed on sellele natukene rohkem mõtlema hakanud ja neid võimalus on tekkinud ka, aga samas on paljudel kohtadel asi lihtsalt linnukeses. Ehk näiteks meil siin ligidal Kohilas ühte apteeki, siin on kaelte tehtud, seal on uks, kus sa peaksid sisse pääsema, aga reaalselt see on võimatu. Jah, selliseid nii-öelda lahendusi on päris palju. Neid kohtab linnapildis tõesti palju ja teeb nagu kurvaks ka natuke, et noh, et kui oleks natukene rohkem mõeldud, oleks see ka toimiv lahendus olnud. Jah, ja saaks ju elu päris hästi elada. On sul mõni hea näide ka kodukandist? Ma seda ei oska välja praegu tuua, aga nende aastate kõige parem või kõige soojem kogemus on mul Tallinnas Mainori kooliga. Seal koolimajas otse endal nagu lifti ei ole, see on trepp ja ma rääkisin enda soovist
ja vajadustest ja nad reaalselt tulid vastu. Ma sain sama maja teisest osast kohviku kaudu kaubaliftiga üles ja nagu nii sooja ja kuidagi hästi arvestatud oli, et jah, neil ei ole võimalust, aga nad otsisid lahenduse. See oli väga lahe. Et seda tasub jah inimestes hinnata, kui nad tõesti nagu teevad tõesti kõike endast oleneva, mis neil nende võimuses on. Et see on päris sest mul on ka kogemusi, ma ausalt selle koha nime ei mäleta, aga see oli ka Tallinnas. Ja see kogemus oli peale Mainori kooli. Ma tahtsin minna teisele koolitusele ka, kirjutasin neile. See oli mingi koolituskeskus ja siis nad olid, ma sain päris sellise, no ma ei ütleks ülbe, aga sihuke konkreetse vastuse, et ei, sa meil ei pääse ja anti märku ka, et sa ei ole ka väga oodatud. Mul on nagu, see oli halb kogemus, aga see on jah valus pill alla neelata, et ei saa ja ei oodata ka, et see on päris karm. Eks ta on üsna demotiveeriv jah. On endalgi olnud kahjuks vaja siukseid hetki kogeda, aga nagu sa ütled, aina rohkem pööratakse tähelepanu sellele kõigile õiges võtmes ja loodame, et neid hetki jääb aga järjest vähemaks. Aga kuidas sa suhestud abivajaduse ja abi küsimisega, et mis tundeid ja eelarvusid see aspekt tekitab? Selles osas ma arvan, see juhtunud liiklusõnnetus ja elumuutus on mul olnud ka natuke kasulikud, kuna ma näen, et ma nüüd olen palju julgem küsima, rääkima ja paluma inimestelt abi. Kui mul on vaja ja ma tahan sinna saada, siis ma nüüd julgen küsida. Et ma ei löö põdema selle ees, kui ma näen, et ma olen teisest kuidagi nõrgem või halvem, vaid ma mõtlengi selle peale, ma tahan seda, ma saan seda ainult siis, kui ma küsin. Fakt. Nii ta on, et seda julgust saab niimoodi selle mõttega paljudele vist süstida, kui seda niimoodi mõelda, et jällegi. Ja just, ja eitav vastus on ka vastus. Jah, eitav on vastus ka vastus kahjuks, aga ometigi ta on. Aga sinu suhtumine on hea. Selles suhtes saame jällegi sind eeskujuks tuua ja seda mõtet võiks täitsa laiemalt levida saada küll, et kui sa Teda peaksid õppima telefonimüüjad. Telefonimüüjad, jah. Hea meeldib, et nagu ütlevad, et iga ei on jaale, samm lähemale jaale, nii et. Jah, nii ta vist kipub olema. Aga tore, et sul on nüüd see julgus niimoodi abi küsida ja sellel ajalt saad ju sa hästi tegusalt elada ka. Aga keda ja mida sa armastad? Sa mainisid, et sul on tüdruksõber, kellele sa varahommikuti šokolaadifondaani kooki teed. No see on küll üks tugev armastuse märk. On neid armastatavaid inimesi ja olendeid siin ilmus veel? Minu koer, minu tüdruk ja minu enda perekond, kuna kui mu õnnetus juhtus ja ma olin 6 aega koomas, siis selle kooma aeg oli minu perekond kõik ära korraldanud. Mind koliti Tallinnast siia maakohta koju. Kodus tehti kõik korda, kaldteed ja asjad ja ma saaksin siin liikuda. Ja minu koeraga on see lugu, et kui ma taastuma hakkasin, siis ma mõtlesin, et no nüüd on ka aeg
hakata enda soove täitma ja mul ei olnud kunagi olnud enda isiklikku koera. Ja just üks tuttav pani Facebooki sellise nagu uudise, et tema koera sündis perekond ja nad ei leia ühele koerale omanikku. Ja minu jaoks oli see, see on võimalus. Tundub küll, et juhus tõi kaks sõpra kokku ja nüüd saate toimetada. Kas käid koeraga pikematel jalutuskäikudel ka või kuidas sul see asi lahendatud on? No mul on siit maakohast natukene keeruline välja saada, kuna meil on kruusatee ja seal on veits raske sõita. Aga kui ma kellegi abiga asfaldini välja jõuan, see on siit umbes 700 meetrit, siis asfaldi peal ma olen temaga jalutanud küll. No siis täitsa vahva sõprus, mis ju aitab sinul natuke taastuda ja vahest võib-olla pead selgemaks saada õues liikudes ja Hoiab ka keha natuke vormis. no näed, nii et te pidite üksteist leidma, see oli saatuse poolt ette määratud nii-öelda. Aga küsin sult ikka, et seda ka, et tütarlapsega, kuidas lood on, kus te kohtusite ja kui kaua on au teineteist tunda, kui julged nii palju ütelda ja See lugu algas ka peale õnnetust. See on nüüd kestnud, see on tutvus, mis sai alguse 3 aastat tagasi. Ja sellele ma olen sõnastanud peale meie tutvust või noh, peale suhte algust, milleks on umbes 8 kuud. Et endale tüdrukuid otsida või leida tegelikult on keeruline ja ei peagi teda leidma, vaid ma sain aru sellest peale õnnetust, et see on inimene, kes lihtsalt satub sinu ellu ja sobib sinu ellu, kui sa lepid enda olukorraga ja tegutsedki enda nimel, enda asju, ajad ringi teed ja sinu ellu lihtsalt sobitub see teine inimene. Enne õnnetust mul ei ole olnud tüdrukut ja minu arvamus või arusaam oli see, et ma lihtsalt võib-olla ei sobi kellegagi kokku. Ma pean nii palju muutma, aga mõtle sellele, kui sa muudad ennast täiesti teiseks inimeseks ja saad tüdruku ja nüüd oled koos. Kas see on õnnelik koos olemine, kui sa pead olema keegi teine? Ja nendele asjadele ma olen nüüd mõelnud nende 3 aasta jooksul meie peale tutvuse algust. no näed, ja me tutvusime läbi tervishoiu ehk minu enda olukord on minu enda õnnesaladus. no vot see on ilus mõte, et näed, saatus tõi tütarlapse ja tõi koera ja kõik tuli sinu olukorrast tulenevalt kuidagi, et häid juhuseid on elus ikka väga palju. Et jah, et alati ei peagi siis nii-öelda tervislik halvem olukord ei tähenda, et õnnidu ei võiks õuele jõuda. nii on. Aga kas on midagi, mis sind pahaseks või vihale ajab ka? Neid asju mul ei ole väga palju välja tuua. Ma olen küll väga pahaseks saanud ja taastumise esimesed aastad seda juhtus väga kergelt. Aga ma ei saa teiste peale pahaseks. Ma saan pahaseks enda peale.
kui ma tean, kuidas ma pean kõndima, kui ma tean, kuidas ma pean, ma ei tea, jalga tõstma, seda liigutust tegema, aga ma ei suuda seda teha, siis see ajas mind väga närvi. Aga viimaste aastatega ma olen muutunud väga rahulikuks inimeseks. No see tuleb vast ainult tervisele kasuks igatepidi. Ja see tuleb kasuks. Ja samas sa saad ju nagu alati selge peaga tegutseda, kui sa närvi ei lähe. Et see aitab ju ka üsna palju, ma usun. Nii et vot. Ja siis tuleb arvatavasti koogi tegemine ka paremini välja, kui sa seda rahulikult teed. Ma oletan vähemalt. Ja pärast sööd ja naudid. Vot, Päris hea kombo. päris hea kombo, jah. Aga ma saan sult küsida, et kas usk on sinu elus oluline? On ja see on minuga alati kaasas käinud. Aga minul on see niipidi, et ma ei ole seda kunagi enda sõnades kasutanud. Te ei saa seda lugeda mitte kusagilt ega kuulda kusagilt minu suust. Aga minu jaoks on oluline, et see on minu elus, minu tegudes ja minu eluviisis. Ehk see, kuidas ma suhtun teistesse. No siis jah, ma saan aru, et sa siis kannad seda endaga kaasas ja elad nende põhimõtete järgi. Ja see on mulle oluline, aga ma ei tunne olulisena seda teistele nagu. Äkki propageerida on see sõna, mis sa otsid? Jah, propageerida. Ehk nagu ka te minu postituses võite lugeda, ma neid sarnaseid mõtteid tegelikult üritan serveerida niimoodi, et see sobib igale inimesele. Ehk minul ei ole oluline, milline see inimene on. Kas ta usub, kas ta ei usu. Mul on oluline see, et inimene elab ja ta peab sellega edasi liikuma. No näed, sinult saavad palju õppida need, kes tänava peal inimestele tulevad usust rääkima, kuidas saab seda teha niimoodi, et otseselt midagi ütlema ei peagi ja inimesed saavad ikkagi kuidagi aru või targemaks nii-öelda. Aga jah. Nii-öelda eestlasele ongi kõige parem viis läheneda, et siukese jutuvadaga sa teda enamasti ära ei räägi. Tundub küll jah, meie oma kogemuse põhjal ju samamoodi, et. Aga Marek, mida sa oled õppinud ja kas ja kuidas sa sind aidanud on? Enda õppimistest ma sain enne palju jagada, et ma olen õppinud asju väärtustama ja pisikeste detailide märkamine. See, et ma sain rääkima hakata. Ma veel ei kõnni, aga ma olen voodis juba väljas. Täis alguses ma olin voodihaige ja ma ei suutnud palju liikuda. Näiteks kui haiglas tuli keegi mulle külla, siis ma sain teda vaadata niimoodi, et enda tervema käega võtsin juustest kinni ja vaatasin, okei. Mis kaoserid nii-öelda? Jah. Ma ei kuulnud su küsimust. Et tegid Münchhausenit, et üritasid ise soost välja tõmmata nii-öelda. Jah. No näed, igale olukorrale mingisugune lahendus on, aga koolitee on ju ka sul olnud elus olulise aspektina, et kas noorsootöö, millest sa juba natukene rääkinud oled, ongi see, mida sa oled siis õppinud nii-öelda? Ei, ma ei ole seda
õppinud, ma ei ole ülikoolis käinud. Ma lõpetasin gümnaasiumi ära, läksin tööle Statoili klienditeenindajaks. Mingi aeg, umbes pool aastat hiljem, üks tuttav jagas mulle postitust Facebookis, et otsitakse Euroopa vabatahtlikku Makedooniasse nüüdse nimega Põhja-Makedoonia ja noorsootööd tegema. Mul oli nagu vau, täiega lahe võimalus. Muidugi lähen, ma ei viitsi siin Statoilis ka passida, ega ma selleks ei õppinud 12 aastat, et nüüd öösel alkohoolikutega vaielda. Ja see motiveeris mind minema välismaale ja olin seal peaaegu 11 kuud. Ja see näitas ka mulle tegelikult väga meeldib inimestega töö ja noorsootöö. Tulen Eestisse tagasi, otsisin seda töökohta, algul ei leidnud, läksin Rocca al Maresse T-särgi poodi tööle, aga sama aeg otsisin veel, kuni ma selle leidsin. Siis ma tegingi noorsootööd Tallinna kesklinna noortekeskuses, sama aeg noorte tugilaprogrammis Harjumaa piirkonnas ja selle kõige kõrval käisime ka noortegruppidega Euroopa riikides noortevahetusprojektidel. Makedoonia avaski mind, ta julgustas mind olema see, kes ma olen, sest enne Makedooniat ma isegi väga inglise keelt ei osanud, aga see reaalne praktika julgustas ja õpetas, et ma suudan. Kuhu sa neid noori muidu viisid nende noortevahetuste raames? Et kus sa nende noortega käisid, kui sa... Ma olen käinud Itaalias, Brüsselis, Hollandis, Iirimaal, Ungaris, Makedoonias. Nagu me Makedoonias töötades tegime noortevahetusprojekti ka Makedooniasse, lihtsalt teise linna. okei. Eestis praegu rohkem meelde ei tulegi. Nii et siis saab öelda, et see vabatahtliku elu, mitte sinu puhul tudengielu, et see pakkus sulle väga palju reisimist. Ja noorsootöö ma olengi õppinud läbi praktilise töö noortega, iseendaga ja koolitustel käimistega. Et mis sulle nendest sihtkohtadest, mida sa just terve pika rea meile ära mainisid, milline neist sinu enda jaoks kõige põnevam oli? Mulle endale meeldib kõige rohkem minu aeg Makedoonias. See on jah Eestist vaesem, keerulisem riik, aga mulle meeldib see inimeste sealne selline soe suhtumine. Sa võid minna kuhugi külla põldude vahele kõndima ja sööd sealsamas maaomanikega nende viinamarju, arbuuse, et selline mõnus kogemus oli. Selline mõnus Vahemere elu ühesõnaga, kus saab nautida kõike head ja paremat. No siis tasub inimestel mõelda sellise koha külastamise peale nagu Makedoonia, kes veel sinna jõudnud ei ole. Kas Makedooniasse saab Eestist otselennuga? Minu ajal läksid kõik lennud
läbi Türgi. vot, nii et kes meie kuulajatest mõtleb, et läheks Makedooniasse, siis peate arvestama, et võib-olla lähete läbi Türgi, võib-olla kuskilt mujalt. aga mine tea, äkki on leiutatud juba otselende ka. järgmise küsimuse au on Jüril. aga mis tööd sa teed või mida sa üldse oma eluga hetkel teed, et mis toimetused sul laual on praegu? rääkisid hetkel ennem minus, ettevõttest, ettevõtte arendamisest. et hetkel tule valgustad, et mis asi see ikka saab näiteks on? kõige suuremaks tööks ma loen hetkel töö iseendaga ehk taastumine ja enda elu arendamine. selle kõrval ma olengi seda kõike näitama hakanud läbi enda ettevõtte ikka saab, mille visiooniks on saada tervise ja heaolu keskuseks, kuhu ma tahan koondada kõik tervisevaldkonnaga tegelevad inimesed, kuna meil Eestis on nii palju ise hakanud või ühe inimese või paari inimese ettevõtteid, füsioterapeute, tegevusterapeute, psühholooge. tegelikult meil on nii palju teadmisi ja võimalusi. ma tahaksin seda kõike ühendada, kuna enda taastumise jooksul ma olen näinud, kui keeruline see on ja selle ettevõttega ma tahan inimeseni jõuda juba tema elumuutuse alguses ehk siis, kui see õnnetus juhtub, et suunata ja rääkida, mis võimalused tal on. näiteks mina sain alles 4 aastat hiljem teada, et üldse Eestis on olemas sotsiaalne rehabilitatsioonisüsteem, mille kaudu ma saan saada veeravi võimaluse, mida ainult taastusravil käimine. ja no see on nagu märk küll, et mingi tühimik on vahel, et kui 4 aastat läheb sinust info mööda, et niisugused võimalused olemas on. ja alles üle-eelmine aasta ma sain teada, et ma kogu aeg otsisin ratastooli, et kuidas ma saan enda mõõtmetega ja endale sobivama tooli ja paar aastat tagasi ma sain teada, et tegelikult mul on võimalik riigi toetusega endale tool välja osta ja ma saan iga aasta ka selle remontimiseks toetust. seda ma enne ei teadnud. no näed, et seda infosulgu ei tekikski, siis sinu idee, et kõik kuidagi paremini kokku koondada ja seda informatsiooni kohe inimestele jagada, kui neil see elumuutev hetk või õnnetus juhtub, on igati kiiduväärt ja tänuväärt mõte. et saabki vist öelda, et ikka saab ja seesama idee, mida sa siin praegu arendad, ongi projektid, mida sa praegu vähemalt eest vead, aga oled sa mõnda muud projekti ka eest vedanud? jah, väljund, kuidas ma seda nüüd jagan ja ongi see, et ma 2022 aastal õppisin kogemusnõustajaks ehk töötasin läbi enda olukorra ja õppisin, kuidas ma saaksin seda teistele jagada. ja teine projekt, mis on praegu käsil ja millega me tegeleme, on 5. juulil me korraldamegi läbi KIK-ingu perepäeva. miks sellest sai perepäev? kuna iga inimene ei pruugi tahta ja ei pea tahtma üle võlli kiigega kiikuda, vaid ta tahab võib-olla olla seal juures, seda näha või pakkuda seda võimalust enda tuttavale ja tulles ise kaasa.
selleks me otsustasimegi pakkuda võimalust perepäevana ehk inimesed saavad tulla Viskla külla, mis on Harjumaal ja Kose küljel. Viskla küla. Inimesed saavad tulla sinna pidama pikniku ja veeta koos ühe toreda suvepäeva. See toimub kella 2 kella 7. Me üritasime seda ajastada tööpäeva lõppu, kuna siis saavad ka inimesed tulla peale tööpäeva. No see kõlab igati vahva ettevõtmisena, et siis kui te meie saadet kuulama olete asunud, näete vist meie enda saatelehel ka, et me jagame seda üritust teiega ja saate siis vaadata, kuidas ja kas te sinna jõuate. Ei sobi. Jah, äkki soovite Ja kikinguga minna tegelema? Ja 5. juulil kindlasti vaadake ilmateadet, kuna vihmaga me ei saa seda kiikumisüritust korraldada. See on natuke ohtlik ja seda riski me ei soovi võtta, et kellegi olukorda veel halvemaks muuta. Igati mõistlik lähenemine. Aga ma võin öelda seda, et Eestis igas külas samal ajal võib olla täiesti erinev ilm. Seega see üritus, Facebooki üritus, mida te jagate, seal on ka kirjutatud meie kontaktnumber Ott Anton, kelle käest saab sellel päeval küsida, kas Viskla külas on piisavalt hea ilm ja kas üritus toimub. No näete, siis saate niimoodi kontrollida, et kas 5. tasub kuhugile minna ja ma loodan, et tasub ja ilm on hea ja Marek, sul õnnestub seda üritust kenasti korraldada. Mul jäi kõige tähtsam ütlemata, et meie sihtgrupp on siis puudega ja erivajadustega inimesed ehk et pakkuda võimaluse, kuna kiikingu kiikede valmistaja on valmis ka sellele kiikele valmistama tooli, et ka liikumispuudega inimene saab seal kiige peal istuda ja ta ei pea püsti seisma, kuna meie poolt tuleb sinna kiigele ka teine inimene püsti seisma, kes aitab hoogu teha, et kõik saaksid sellest võimalusest osa. No väga vahva, loodame, et leidub julgeid, kes tahavad elus midagi nii uut proovida, et sellele elame kindlasti kaasa ja soovime ainult sinu üritusele korda minekut. Huvitav fakt on see, et ma olen pärit Lellest ja sealt on ka pärit üks kikingumeister ka, kellel on väga varem suistelnud ka. No näed, täitsa tuttav teema siis ju. Ja täitsa võimalik, et tema võib ka tulla sinna üheks inimeseks, kes on see kiigutaja. Sellepärast, et Eesti on ikka väike koht, kõik teevad kõike. Kõik on tõesti võimalik. Et kõik satuvad mingit moodi nurka pidi kokku üksteisega. Just. Aga millistes vabaühendustes sa toimetanud oled? Need on siis erinevad MTÜ-d ja niisugused asjad. Ma ei oskagi öelda, ma vist ei ole mitte üheski tegutsenud, aga ühes Elili noortekogus kohe hakkama tegutsema. Just, see jääb tänasel päeval võib-olla juba olevikku, võib-olla tulevikku, aga meie tegemistest te kindlasti kuulete ja meil on väga hea meel, et Marek ka meile sinna on jõudnud ja saame koos toimetama hakata niipea, kui bürokraatlik pool asjadest saab lahenduse.
sest jah, meie eesmärk ongi just tuua kokku sellised, kes võib-olla varem selle huvikaitse temaatikaga polegi nii kursis olnud, aga sees põleb nii, et tahaks tegutseda siin ja seal. Et Jah, see on meil see ideaalne sihtgrupp, keda me üle Eesti otsime. jah, et te võite noored olla ka selles mõttes, et te tahate huvikaitse valdkonnas oma tiimu sirutama alles hakata, sõltumata oma tegelikust passis olevast vanusest ja siis võite ikkagi meie poole pöörduda ja vaatame, äkki leiame midagi ühist, milles saame abiks olla ja koos toimetada. Milline on olnud sinu kõige erilisem seiklus seni, Marek? Neid tundub olevat omajagu, oskad sa midagi niimoodi otse välja tuua? Lisaks sellele, ma mis... tooks välja selle mõne nädala taguse, kui ma käisin Londonis. Ohoh, Ma ei olnud peale enda õnnetust reisinud ja see oli minu suur unistus. Ja kui minu tüdruk rääkis, et ta tahab juba aastaid minna enda sugulasele külla, siis me selle lõpuks tegime ka ära. no kuidas siis oli lennata uues olukorras sinu jaoks? Algul oli see päris hirmutav, kuna see oli hunnik teadmatust. Ma ei teadnud, kuidas ma saan lennuki peale, kuidas on ligipääsetavus, millised on võimalused, millised on inimeste suhtumised, kuna mul oli Eesti kogemus ja siin meil Eestis inimesed ei torma abi pakkuma, sa pead seda küsima. Aga see reisikogemus oli väga positiivne, kuna lennukisse saime, kõik olid abivalmis ja ma ei olekski nagu puudega ega ratastoolis olnud. Kõik tuldi, pakuti, tehti nagu vau. Ja Londonis inimesed arvestasid puudega inimesega väga palju. Kui sa läksid poodi, isegi kui sa tahtsid tänavat ületada ja see võttis aega, siis inimesed pakkusid abi. No tundub täitsa puudesõbralik see London. Kas ta oli nagu ehituste ja selle poolest ligipääsetav ka? Et seal on ju hästi palju niisugust vanemat arhitektuuri, kuidas seal need asjad lahendatud olid? Ehituse poole pealt see linn, see Londoni linn oli natuke kõver, kuna need tänavad on kõik majadest eemale ehk sõidutee poole kaldu. Tõenäoliselt on see vihmavee äravooluks, aga iga tänava peal oli ratastooliga kummalisi hetki, millega ma kunagi Eestis kokku ei olnud puutunud ja minule kui võhikule oli see päris hirmutav. Aga paar päeva hiljem see oli juba täitsa okei. Nii et kas sa siis soovitad ka teistele Londonit külastada, kui nad on ratastoolis? Soovitan küll, aga kindlasti tehke enda reisile eeltööd, et tutvuge isegi veel rohkem, kui meie tutvusime, kas see hotell on ligipääsetav, kas see on teile sobiv ja kuhu te enda reisil soovite minna, mida te soovite näha.
meie hotell oli ligipääsetav, aga see oli kusagil keldris. Seega me tundsime, nagu me magaksime kellegi kapis. noh , jah, et kui ratasturiga reisida, siis kahjuks on nii, et kui sa ette ei valmista ja loodad heale usule, siis su reis väga meeldiv ja sisukas ei kipu tulema. nii ta Jah, kipub see- olema jah . muidu tegeled nagu reisi ajal kogu aeg nende igasuguste kriiside lahendamisega, et selle jaoks on see ettevalmistus oluline. et jah, see eeltöö võib olla pikk ja tüütu, aga see garanteerib selle, et reisi peal sa ei pea midagi põdema ja lihtsalt naudid. jah, et siin meie puhul on alati see mure, et meiega on alati keegi ju kaasas. On see pereliige, on see tüdruksõber või nii edasi, et sina võid ju sellega rahus mõelda, aga teisele poolele see võib olla nagu üsna stressirohke, et võib-olla ei tahagi rohkem sinuga kaasa tulla. Et see on ka hästi oluline. et eriti meie olukorras sa ei saa mõelda ainult endale, aga mõtle ka natuke teise inimese peale, et sa võtad reisile kaasa, sa tahad ju lasta temal ka nautida ehk ta järgmine kord ka viitsib sinuga kuhugi kaasa tulla. See on jah hästi. jah , see on oluline ja loodame , et inimesed sellest soovitusest oskavad lugu pidada , ütleme nii , et kõigil oleks mõnus see reisikogemus . nii et mis muud , Aga mis sa tunned, Marek, et mis on su suurim saavutus seni? ma ei oskagi vastata sellele suurim saavutus . ma ütleksin , et see , et ma olen just seesama eluviis ja suhtumine , et sa pead tegema enda ümber olevatele inimestele head ja arvestama nendega . selle mõtteviisiga ma olen enda ümber koondanud või isegi mitte koondanud , vaid nagu magnet tõmmanud just need inimesed , kellest ma lugu pean ja kellega mul on hea koos olla . no siis tasub keegi lõpust võtta ja olla samasugune positiivne magnet , nagu sina ise oled . et kusjuures just üks päev kuulsingi lauset , et ega liikumispuue või noh , mis puue tahes ei õigusta inimese halba iseloomu , et seda nagu vabandusena kasutada ei saa . see pole jah ettekääne . just nii , et rohkem positiivsust , mis suve ajal muud võiks osata tahta . et võib-olla teine pool ka, et ei tasu alati, kus on kokkupuude nii-öelda selle tõrvatilgaga meepotis, et siis ei tasu seda üle kanda kõigile . jah , et eks neid ole olemas , aga oma loomust tuleb ikka säilitada sellisel kujul , nagu see on . jah , ega inimesed ei saa mõtta , et täna on halb ilm , mul on halb tuju , sest pidage meeles , et päike paistab kogu aeg , vahest ta paistab lihtsalt pilve taga . vot see on hea meelespidamine . ent kes on su suurim eeskuju või eeskujud või võib-olla sul ei olegi neid , kuidas sa ise tunned selles osas ? selles osas ma ei oskagi kedagi konkreetselt välja tuua . ma nagu võtan igast inimesest midagi endaga kaasa , sest ükskõik mis olukorras on inimene , me oleme kõik erinevad , seega meil on ka kõigist midagi õppida . mina oskan midagi , mida sina ei oska , sina oskad midagi , mida mina ei oska . näiteks juba
podcast'i tegemine. Minul ei oleks seda julgust nüüd alustada mingite saadete tegemist ja juba sellepärast, et ma tean, et mul oleks mõtteid paariks saateks, aga paarikümneks saateks ei, ma ei, mul ei ole. Sellepärast me olemegi kavalad olnud, et me kutsume erinevaid inimesi, mitte pole nii palju erinevaid teemad olnud, et me jääks ka hätta vist. Jah, siis me jääks hätta, aga samas oleme ka meie suutnud oma saadetes mingi variatsioonini jõuda, et mingisugused teemad on ikkagi tekkinud, et inimesed on huvitavad, aga nende tegemised ja samuti ka need inimesed, keda enam meie seas ei ole, pakuvad võimaluse rääkida erinevatel teemadel siiski. Ja selle käigus on mind saanud ka minu mõte või suhtumine, et kui eeskujudest juttu oli, et siis me oleme siin küsinud, et nimeta 5 puudega inimest, kellel sa Eestis kaasa elad. See on natuke sihuke veidi isekas küsimus ka, et siis me saame ideid, keda veel kutsuda. Jah, me saame uusi saatekülalisi endale. Ma ei olegi otseselt kedagi nagu jälgima hakanud. Võib-olla esimesed nimed, kes mul meelde tuleksid, kellele ma palju mõtlen, olen mina ise Marek Morel. Siis Facebookis sind Maicel mõttes ja praegu kogemusnõustamiskoolitusel läbis Briti Tartes. No näed, 3 vahvat inimest oled sa juba suutnud ära nimetada. Kas tuleb mõni veel või tunned, et rohkem ei tule? Praegu tunnen, et rohkem ei tule. Äkki sa lubad mul vahepeal jooksvalt karjuda, kui mul tuleb mõte? Jaa, ikka võib. Saatekülaline võib alati mõtteid väljendada nii, nagu tema saab. Aga ma küsin sult võib-olla vahepeal, et kas 20-aastane sina oleks arvanud, et sa oled oma eluga täna seal, kus sa parasjagu oled? Kindlasti mitte. See oli aeg, kui ma alustasin enda noorsootöö maailmas tegutsemist. Ja ma arvasin, et ma olen väga arvestav inimene ja hea kõigi vastu. Aga peale enda õnnetust ma nägin ja mul ei olnud mitte mingit ettekujutust ratastoolis või puudega inimese elust. Ehk nüüd ma olen enda maailmaga palju rikkalikum. No näed, elu üllatab mõnes mõttes negatiivses, aga sinu järgi vaadates ja meie varasemate kogemuste põhjal ka siis positiivses võtmes ehk. Kui sa oskad neid positiivseid aspekte leida ja otsida, et see on hästi oluline. Aga mida sa soovid, et inimesed sinu kohta veel teaks? Oskad sa mingi nurga, et seda küsimust avada? Vot seda küsimust ma ei oskagi rohkem avada. Minu kogemusnõustamine, minu suhtumised, kõik on nagu välja toodud. Minu ettevõte, selle visioon on ka välja toodud. Võib-olla ma ütleksin seda, mis sellele küsimusele väga ei vasta, aga ma enda ettevõtte raames väga otsin inimesi, kes aitaks mul selle realiseerimisele kaasa. Ehk, et minu ettevõtte mõte saakski reaalseks keskuseks. Nii et inimesed, kes te tunnete, et te selles osas
oskaksite kaasa rääkida, siis pöörduge Mareki poole ja ikka saab. Siukse toreda nimega Mareki ettevõtmine on, nii et saate oma oskused ja teadmised kokku viia ja aidata Marekul luua midagi olulist ja teistsugust meie maastikul siin nii-öelda. Seal ei ole väga palju, aga te võite vaadata www.ikkasaab.ee. noh, vast see on minu algus. Vast leiab sealt sinu telefoninumbri näiteks ja emaili, mille kaudu sind kätte saab. Nii et juba üsna palju, mida head jagada ja millega saab koostööle ju alguse nii-öelda sisse teha. Sest kontseptsioon on ju aus õilis, nii et. Jah. Aga Marek, mina saan sult küsida, et mis teeks aktiivselt elamise sulle veel lihtsamaks? See on minu iseseisvuse poole liikumis-unistus ja soov. Ehk ma juba paar aastat unistan ja tegelen endale kuuluva korteri remondi ja kohandamisega. See on väga vaevaline tegevus olnud ja venib, aga ma ei ole veel loobunud. See asub Kohilas. Kus maal sa omadega oled, kus sul seda abi või nõu oleks tarvis? Abi ma vajan kõiges, kuna praeguseks ei ole see korteris tehtud mitte midagi muud, kui ainult tühjaks tehtud. Me saime selle täiesti lagedaks. Lootuses, et asi hakkab liikuma ja selle suvega ma sellega saan valmis. Aga hetkeseisuga me ei näe ühtegi võimalust. Kõige rohkem ma praegu olen vaevelnud kodukohanduse toetusega meie kohalikus omavalitsuses. Mulle jagati palju lubadusi ja anti lootus nagu kohe-kohe alustame, aga nüüdseks on kõik vaikseks jäänud ja keegi enam ei anna mingit lootust. No siiski meie julgeme loota, et kui keegi juhtub meid täna kuulama nendest inimestest, kes sinu selle protsessi eest vastutavad ja saaksid sulle abiks olla, siis neile tuleb meelde, et sa oled olemas ja te saate omavahel jälle kontakti. Kui ma saaksin valla abil selle pesuruumi ehk duši ja WC valmis tehtud, siis ma saaks juba üle korteriga edasi liikuda, mis tähendab seinte puhastamist ja värvimist ning põranda vahetamist. Need on asjad, millest ma vajan abi ja peale seda ma usun, ja ma saaksin juba ise edasi liikuda. Nii et kui taaskord juhtub mõni kuldsete kätega meistrimees ka kuskil olema, kes oskaks niisugust ehitustöölist abi pakkuda Marekile, siis oleks see täitsa. Kindlasti vallal tasub ikkagi nagu varastel talluda nii palju kui vähegi võimalik on. Jah, et äkki võtavad kuulda. Sest ega muidu ei kipu need asjad liikuma kuhugi. Sellega ma tegelen ja ma ei ole loobunud. Et kui lubadus anti, siis võiks nagu sellega teostada. Et tasub erinevate nurkadel katsetada ja proovida. Et võib-olla nii-öelda väljapoolt seal nii suur väärtus ei ole, aga
noore inimese elus on iseseisev elu on üks peamine eesmärk ja soov. No eks ta on tegelikult igas vanuses inimeste eesmärk ja soov, et sellele vastu just, et olla iseseisev ja saada ise nii palju hakkama kui vähegi võimalik. jah, see on ju kõigile oluline. Nii et soovime sulle selles osas edu ja loodame, et inimesed, kes sind aitavad, juhtuvad meid ka täna kuulama. Aga on sul mõni kogumishuvi või sihuke eriline kirg, mida sa armastad praktiseerida? Et meil on siin kogutud neid kokku klapitavaid nuge ja elamusi ja kõike muud. Elamusi ja vinüüle ja muud huvitavat. Selle põhjal ma ei oskagi ühtegi asja nimetada. Ma kogun kogemusi just nende erinevate unistuste täitmisega. See on Londoni reis, Eestis erinevad esinemised ja ka toidu valmistamine. Kas on mõni esinemine, mida sa tahaksid ära proovida? No meie oleme Jüriga saanud põhikooli õpilastele rääkimas käia. Oleme mõelnud, et tahaks näiteks keskkooli õpilastega vestelda, et siis tekiks ehk rohkem dialoogi ja juba sellist täiskasvanulikumat See on vestlust. meie naiivne lootus, et äkki saab arutada inimestega rohkem, aga Jah, me arvame nii, aga kuidas sul sinu esinemiste põhjal, et kas on mingi auditoorium, mida sa tabada tahaksid? Otseselt mõtet praegu polegi. Ma tahaksin jagada seda kooli noortele ja inimestele üldse, kes on võib-olla tervemad või paremas olukorras kui mina, ehk inimesed, kes olen minagi nagu enne minu õnnetust. Et ühesõnaga olla sihuke eeskuju ja näide positiivses Aga võtmes. Maicel ja Jüri, me ju kõik oleme käinud, teiega käisite Suure-Jaani koolis esinemas. Seda me enne Ja mõtlesimegi. Jah, seega, kui te lähete veel kuhugi esinema, siis ikka saab leheküljelt ja kindlasti leiate minu numbri ja meili. Seega kutsuge kaasa ja lähme koos muudame maailma. Vot, see on hea mõte, selle mõtte võime kavasse võtta küll, et asju. Et hakkame nii-öelda koos esinemisi koguma, et jagada oma kogemusi ja saada veidi kogenumaks ise ka. Et aga mina saan sult küsida, et mis spordiga sa tegeled, mis sul südame põksuma paneb? On mõni selline sport? Spordiga. Ma praegu ei tegele mitte ühegagi ausalt. Olen laisk inimene. Aus vastus. Aga oleks huvi mõnda proovida, et ei pea kohe pidevalt tegema, et lihtsalt kogemuse mõttes. Et mul endal oleks sulle mitu kohe võimalust välja pakkuda. Proovimistega ongi see, näiteks miks me 5. juulil korraldame seda Kikinguga perepäeva. See algas minu enda hullust ideest, et olenevate olukorrast ma tahan proovida Kikingu kiikumist. Ja siis me mõtlesime, et kui juba teha, teeme asja suurelt. Ja nii see arenes ja kasvas selleks perepäevaks. Vot siis saad sellel moel ennast spordis nagu proovile panna, kui sa tunned. Võib-olla saab sinust esimene liikumispuudega kikingumeister, aga sa veel ei tea seda. Nii et
võimalusi on erinevaid. aga on sul mõni oskus, mida sa veel tahaksid omada, et sul esinemisoskus juba on, et on midagi veel? Kuidas sa ise tunned? Oskus, mida ma väga sooviksin, ongi see, et jah, ma olen suutnud enda ettevõtte visiooni ja idee välja mõelda, aga mul tegelikult ei ole reaalset oskust selle realiseerimiseks. No näed, nii et siis on vaja nagu juurde mõningaid oskusi, et oma ettevõtlust arendada. Ja Aga noh, neid koolitusi ju leidub. Et soovitan sul neti teel otsida, et kindlasti leiad midagi endale. organisatsiooni juhtimiskoolitused või midagi taolist võib ju olla. Jah, Et kunagi ei tea, et mis kontaktid selle kaudu võib saada. või Koera vaba, ja tüdruk- jah, et koera ja tüdruk juba sõbra juba said, nüüd on veel seda ka vaja. jah, järgmine eesmärk selles osas sellisel kujul. Vabaühenduste Liidust näiteks on võimalik ka koolitusi leida, soovitan. See on Tasuta niisugune, ja kõik. jah, tasuta koolituste huvitav allikas, kus on huvitavad ja toredad inimesed, kellega on väga meeldiv asju ajada, nii et võid selle mõtte omale kõrva taha panna. Aga ma saan küsida, et mis muusika sul vere käima paneb? muusika osas ma kuulan vist kõike. Ma isegi ei oska nimetada seda nime, mis mulle ei meeldi, aga ma tean, et ma nimetan seda selliseks muusikaks, mis on pottide pannide kokkupeksmine ja käib läbi aju. See muusika mulle ei meeldi. Muidu See sulle ei ma võin meeldi? kuulata džässi, bluusi, popi, rocki, kõike. Nii et oled siukse laia ampluaaga mees muusikalises mõttes. Ja Kas sa kontserditele ka vahel satud? Jah, just pidin seda küsima. enne koroonat sai käidud Haapsalus ühel Aia džässikontserdil ja ka mingil No Haapsalus on see augustibluus on ka alati olemas. ja ma olen selle peale mitu aastat mõelnud, aga siiamaani ma ei ole kohale jõudnud. No näed, siis on sul selleks suve lõpuks plaan olemas, nii et võta plaani. Sul on järgmine asi, mida paketisti panna. Jah, nii et tegevusi sind hulka ees ootamas. Et see on nüüd ka osa sinu tulevikust, aga Jüri, sina saad järgmise küsimuse küsida. Jah, augusti alguses täitsa on 1.–4. august on täitsa ootab sind augustibluus. Nii et saad oma tulevikuplaanidesse panna. Nii et mõtle pakkuda. Jah. Aga milline on su tulevik sinu vaates, et kuidas sa näed ennast, ma ei tea, 5–10 aasta pärast? Või selle aasta lõpus näiteks või järgmisel aastal. Või selle aasta lõpus, kui liiga kaugele läks. Peale augustibluusi. 5 aasta pärast võiksid olema juba kogemusnõustamistes kliendid. Ikka saab ettevõte võiks mingis formaadis juba toimida. See ei ole ainult minu head jutud ja postitused, et see reaalselt tegutseb ja seal on rohkem kui mina. See on hea plaan. See on see on tegelikult väga teostatav, ja see kogemusnõustamine on ka võimalus, et ma ise näiteks
sain Pärnu haiglasse kogusnõustajaks. Et tasub mediteerida ja proovida, et kindlasti saab sellega ka professionaalselt ka toimetada. Jah, tasub silmad lahti hoida, et kuhugile jõuda sinna, kuhu sina soovid. Ja 5 aasta visiooniks ma võin lisada ka seda, et ideaalis tahaks sellele puudega toetusrahale teenida kõrvale ka reaalselt ise mingit sissetulekut. Seal on muidugi iroonia, et sellega ei tohi väga hoogu minna. Jah, muidu võetakse see ära. aga see mõte on siiski aus ja loodan. Ja ikka tasu peab, ei tasu seda mõtet maha matta. Jah, loodame, et elu sulle selle võimaluse pakub, sest meie järgmise küsimusega pakume sulle 1 000 000 eurot ja küsime, mida sa enda ühiskonna heaks teeksid. Et viskame sulle rahapatakad näkku ära, et nüüd hakka toimetama. 1 000 000 euro jagu. Money is not issue. Ma olen vist väga igav inimene, aga ma jääksin ikka enda eelmiste juttude juurde. Ehk ma teeks enda Kohila korteri valmis, siis ma arendaks enda. Ikka saab ettevõtted muidugi miljonis jääb tõenäoliselt puudu, aga ma saaks sellega väga hea alguse teha. No see ei ole sugugi igav lähenemine. Ma ütleks, et see on pigem praktiline lähenemine. Jah. Mis ju üldsegi halb ei ole. Ja see peabki ju sulle oluline olema. Ja sellega sa saaksid ka ühiskonda tagasi panustada, nii et olekski kõik kriteeriumid nii-öelda kaetud. Jah, see on väga hea idee sul. Aga mis sind õnnelikuks teeb või veel õnnelikumaks teeks? Mind teeb väga õnnelikuks inimeste positiivne tagasiside ja see teadmine, et ma olen saanud kedagi aidata või kuidagi panustada. Näiteks ma võin rääkida ühe loo, kuidas üks psühholoog oli enda kliendile näidanud minu Tartus noortekonverentsil olnud esinemist. See klient oli noor tütarlaps enesetapu mõtetega. Aga minuga võrreldes ta oli väga terve. Ta sai ise kõndida. Tal oli kõik võimalused olemas. Aga ta oli noor tütarlaps, kes oli eluga natuke pahuksis ja endast väga halva arvamusel. Aga kui nad oli minu esinemisvideo ära vaadanud, olin tüdruk öelnud, et no kui Marek saab hakkama, mida mina siis vingun ja ta ei ole enam enesetapu mõtetest rääkinud. Seega selline teadmine, et minu mingi rääkimine kusagil reaalselt muutis kellegi elu ja tema maailma, siis see on hea tunne. See on tõesti hea tunne ja ma arvan, et selle üle võib uhke ja õnnelik olla küll, kui kellegi maailma niimoodi mõjutada õnnestub. Ja ma arvan, et tänase saatega õnnestub see sul ka. Seda kiirgab sinust, nii et ma arvan, et see kiirgub nüüd neti teel veel üsna palju kaugemale kui enne. Loodame. Igatahes sa oled leitav nüüd veel rohkem. Jah, selle üle on meil ainult hea meel. Aga mina saangi siis küsida, et mida sa lõpetuseks öelda soovid, Marek? Lõpetuseks ma soovin täiendada enda vastust, kui te küsisite, mis inimesed mind inspireerivad ja keda ma jälgin. Palun. Ma tahtsin selle koha peal ka lisada, millele ma
toetun ja kuidas ma asju vaatan. Jah, ma olen enda elus ka väga palju neid motivatsiooni või eneseabi jutustusi ja koolitusi jälginud ja kuulanud ja ma olen näinud, et paljud inimesed jäävad neisse kinni. Tegelikult, kui sa võtad selle eneseabi koolituse või seminari, siis võtagi see info, mis seal on ja liigu eluga edasi. Ära jää sinna kinni, kuna see on sinu elu, mida sa elad ja sinu valikud ongi sinu võimalus. No see mõte kõlbab tänase saate lõpetuseks küll ja rohkem veel. Et kuidas sina tunned, Jüri? Kuidas sina tänase kokku võtaks? Ei on väga meeldiv vestlus ja Marekil on õige point, et toredate sõnadete kuulamisest ei piisa, tuleb tegutseda ka. Ja, Sihile ei jõua. Muidu sihile ei jõua. Jah, sellepärast, et meie valikud mõjutavad ka teiste elu. Kuna miks juhtus minu õnnetus, oli ju ühe noore inimese valikud. Ta sõitis veoautoga amfetamiini jäägnähtudega ja juhtus minu õnnetus. Ehk mul ei olnud selles juhtunus mingit pistmist või kontrolli, vaid see oligi teise inimese valik, mis muutis minu elu. Ja sellepärast ma ei pea loobuma. Ja see on hea näide, et kuidas kellegi valikud võivad elu muuta. Jah, aga sellegipoolest elu saab hästi ja tegusalt edasi elada. Vot nii. Aga mina saan öelda, et selline meie juunikuu saade sai. Suur aitäh sulle, Marek. Oli väga äge sinuga vestelda. Ja soovime sulle ja su koerale ja su südamedaamile ainult toredaid suviseid seiklusi. Ega muud ei oskagi öelda. Ja kohtume sinuga siis mõnel tähtsal ja tegusal üritusel kindlasti, loodetavasti. Väga lahe. Aitäh, et te kutsusite ja teiega oli täiega tore vestelda. Just meil sinuga ka ja loodame, et kuulajad saavad hulka inspiratsiooni ja leiavad sind igatepidi üles. Nii kuulajad kui need inimesed, kes saaksid sind sinu tegemistes aidata ja toetada ja meie saame ka koos üsna varsti juba toimetada igasse erinevasse suunda. Aga meie kohtume teiega järgmisel kuul, kus suviselt on mul ikkagi peas Suvi Aivar ja päikseprillid ning juulikuu saates on samuti meil külas põnevad külalised. Kohtumiseni! 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 Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.